Mitte kõik suured koerad ei ole ohtlikud, kuid on mõned koeratõud, mis on väga tugevad, ülimalt kaitsvad ja võivad olla raskesti kontrollitavad, kui nad satuvad vale omaniku kätte. Selles videos uurime 20 võimsat koeratõugu, mis võivad põhjustada tõsist ohtu, kui neid ei koolitata ja sotsialiseerita õigesti. Aga enne kui alustame, palun kirjuta selle video alla kommentaaridesse, mis tõugu koer sul on. Ja kui sul veel koera ei ole, siis millist tõugu sa sooviksid endale võtta? Alustame siis. Number 20. Võimas Itaalia Cane Corso. Cane Corso on suur ja lihaseline valvekoer Itaaliast. See pärineb iidsetest Molosser tüüpi koertest, keda kasutati varem rasketel töödel. Hiljem sai sellest maja ja talu valvur, abiline veiste käsitlemisel ning kaaslane suurlukite jahil. Nime Cane Corso seostatakse tavaliselt tähendusega valvekoer või ihukaitsekoer. See sobib hästi tema loomuliku iseloomuga. Cane Corso on tuntud oma valvsuse, enesekindluse, nutikuse ja perekonna kaitsmise poolest, kuid seda ei tohiks kasvatada ilma selge väljaõppeta. Kui ta on veel kutsikas, tuleb teda harjutada teiste inimeste, kohtade, helide ja loomadega. Kui ta ei harju kodust väljaspool oleva maailmaga, võib ta hakata arvama, et iga võõras on oht. Olulised on ka põhikäsklused nagu istu, oota, tule ja korralik jalutamine rihmaga. Vägivalda ega hirmutamist pole vaja. Tõhusam on rahulik, kindel ja järjekindel treening. Samuti vajab ta igapäevast liikumist ja vaimseid tegevusi. Kui ta on pidevalt kinni ega tee midagi, võib ta hakata igavlema, muutuda hävitavaks või liialt territoriaalseks. Levinud täpseid hammuste seonumbreid ei saa usaldada, kuid on selge, et Cane Corso keha ja lõuad on väga tugevad. Kui ta kaotab kontrolli, võib ta põhjustada tõsiseid vigastusi. Õige omaniku käes võib ta olla rahulik, lojaalne ja armastav. Kuid oma suuruse, jõu ja tugeva valveinstinkti tõttu ei ole ta hea valik algajal omanikule. Number 19. Türgi iseseisev Kangal karjavalvur. Kangal on suur kariloomade kaitsekoer Türgist. Tema ülesandeks on valvata lambaid ja teisi loomi huntide, šaakalite ja teiste kiskjate eest. See ei ole karjakoer, kes ajab lambaid ühes suunas. Ta püsib vaikselt karja lähedal ja jälgib ümbrust. Kui ta märkab ohtu, võtab ta kohe positsiooni sisse. Tavaliselt haugub ta esmalt, et kiskjat hirmutada. Tema eesmärk on takistada vaenlast lähenemast, mitte kohe võidelda. Kangal on suur, kiire, vastupidav ja iseseisev. Ta on kasvatatud töötama ka siis, kui inimene ei anna pidevalt käsklusi. Ta suudab ise otsuseid teha, kui märkab ohtu. See on talus väga hea omadus, aga see võib tavalises majapidamises probleemiks olla. Kui tal jääb sotsialiseerumisest puudu, võib ta pidada ohuks naabreid, külalisi, kullerit või lihtsalt mööduvaid koeri. See ei sobi ka väikese korteri jaoks. Ta vajab avarat ja turvalist ala, regulaarset liikumist ning omanikku, kes mõistab kariloomade kaitsekoerte tõuge. Sageli öeldakse, et Kangalil on kõigist koertest kõige tugevam hammustus, kuid pole usaldusväärset maailmarekordit, mis kinnitaks täpselt seda. 70 743 naela ruuttolli kohta, mida sageli internetis näha võib. Ometi võib ta oma pere ja tuttavate loomade suhtes olla rahulik ja kaitsev. Kuid ta ei ole koer, kes kohe kõiki usaldab. Teda tuleb uute inimeste ja olukordadega ettevaatlikult tutvustada. Õiges keskkonnas on ta usaldusväärne valvur. Kuid kui koolitus unarusse jätta, võivad tema suurus ja territoriaalsus tõsiseks probleemiks muutuda. Number 18. Tugev ja enesekindel Rottweiler. Rottweiler on tugev töökoer Saksamaalt. Tema esivanemaid kasutati varem veistega reisides. Hiljem sai ta tuntuks Rottweili linnas, kus lihakaupmehed kasutasid teda veiste karjatamiseks ja lihatäis vankrite vedamiseks. Selle töö jaoks oli vaja jõudu, vastupidavust, intelligentsust ja kaitseinstinkti. Kui vankreid vedavaid koeri hakati vähem kasutama, hakati Rottweilerit kasutama politseitöös, otsingu- ja päästetöödel, kaitses ning muudes teenistustes. Ta on tuntud oma enesekindluse ja tähelepanelikkuse poolest. Ta ei sõbrune võõrastega kohe. Tavaliselt vaatab ja hindab ta esmalt uut inimest. Ta on loomulikult kaitsev oma pere ja kodu suhtes, kuid see ei tähenda, et teda tuleks õpetada agressiivseks olema. Hästi kasvatatud Rottweiler peaks olema rahulik, vaoshoitud ja kuulekas. Kui ta on veel loor, tuleb teda harjutada külaliste, teiste koerte, laste ja erinevate kohtadega. Samuti on oluline järelevalve, kui ta on koos väikeste lastega. Isegi kui ta on lihtsalt mänguline, võib ta oma kaalu ja jõu tõttu kedagi ümber lükata. On tõsi, et Rottweiler esineb mõnes aruandes tõsiste koerarünnakute kohta.
kuid ainult õunime vaatamisest ei piisa. Oluline on teada, kuidas koera on kasvatatud, kas ta on alati kinni seotud või puuris, kas teda on õpetatud hirmutama, kas ta on haige või valutab midagi ning kas omanik on vastutustundlik. Kui suur koer kaotab kontrolli, võib kahju olla palju suurem kui väikese koera puhul. Aga ei ole ka õige arvata, et kõik rottweilerid on agressiivsed. Kui aretus, treening ja sotsialiseerimine on korralikud, võid olla lojaalne, mänguline, õrn ja suurepärane perekaaslane. Number 17. Tähelepanelik ja intelligentne Dobermann. Dobermann Pinscher aretati Saksamaal 18. sajandi lõpus. See sai nime Louis Dobermanni järgi, kes oli maksukoguja ja soovis endale julget, tugevat ning usaldusväärset koerakaaslaseks, kes teda töö ajal valvaks. Selle tõttu sai Dobermann tuntuks kui kiiresti õppiv, tähelepanelik, julge ja suurepärane kaitsekoer. Aga ta ei ole loomud selline, et tahaks inimesi rünnata. Selle iseloomu mõjutavad tugevalt aretus, treening, sotsialiseerimine, tervis ja omaniku kohtlemisviis. Dobermann vajab iga päev füüsilist koormust ja vaimset tegevust. Kui tal jääb liikumisest, sotsialiseerumisest ja korralikust treeningust puudu, võib ta muutuda väga ärevaks, ülikaitsvaks või raskesti juhitavaks. Kui omanik on vastutustundlik, võid ta olla lojaalne pereseltsiline ja usaldusväärne valvur. Kuna ta on kiire, tugev ja tark, vajab ta selgeid reegleid ja järjepidevat hoolt. Number 16. Energilise Siberi Husky. Siberi Husky on töökoer, kes on loodud kelgu vedamiseks pikkadel reisidel külmades piirkondades. See on tuntud oma kiiruse, vastupidavuse ja kõrge energiataseme poolest. Tavaliselt on ta ka inimestega sõbralik, seega pole ta loomulikult valdekoer, kuid tal on tugev tagaajamise instinkt. Seetõttu tuleb teda jälgida, kui ta on koos väikeste loomadega, nagu kassid, kanad või küülikud. Ta oskab ka hästi põgeneda. Ta võib kaevata aialt läbi, hüpata üle või otsida auke, et välja pääseda. Seetõttu on vaja tugevat aeda ja regulaarset liikumist. Kui tal jääb liikumisest ja tegevusest puudu, võib ta muutuda rahutuks ja raskesti juhitavaks. Mitte sellepärast, et ta oleks loomult halb, vaid kuna tema üleliigne energia ei leia õiget väljundit. Number 15. Usaldusväärne Saksa lambakoer. Saksa lambakoer on üks tuntumaid politsei- ja sõjaväekoeri maailmas. Ta on tark, õpib kiiresti ja suudab teha erinevaid töid, nagu kadunud inimeste otsimine, illegaalsete ainete tuvastamine ja valve. Ta on ka tugev ja kaitsev. Aga see ei tähenda, et iga Saksa lambakoer oleks kohe agressiivne. Kui aretus, treening ja sotsialiseerimine on korralikud, võib ta olla rahulik, kuulekas ja pere vastu hell. Probleemid tekivad siis, kui ta pole teiste inimestega harjunud, on pidevalt kinni hoitud või teda on õpetatud vägivallaga. Kuna ta on suur ja tugev, võivad tõsised asjad juhtuda, kui omanik kaotab kontrolli. Seetõttu vajab ta selget treeningut, regulaarset liikumist ja vastutustundlikku hoolt. Number 14. Kõrge energiaga Belgia Malinois. Belgia Malinois on kergem ja tavaliselt liigub kiiremini kui Saksa lambakoer. Mõned politsei- ja sõjaväeüksused kasutavad seda, sest ta on tähelepanelik, tark, õpib kiiresti ja tal on väga suur töötahe. Kuid need omadused on ka põhjuseks, miks see ei sobi igale perele. Lihtsast lühikesest jalutuskäigust päevas ei piisa. See vajab intensiivset füüsilist treeningut, vaimset väljaõpet ja selgeid ülesandeid. Kui tal pole pidevalt midagi teha, võib ta muutuda väga ärevaks, hävitavaks või raskesti ohjatavaks. Malinois ei ole halb lemmikloom, kuid ta on aretatud töökoeraks. Seetõttu vajab ta omanikku, kellel on piisavalt aega, teadmisi ja kogemusi kõrge energiatasemega koertega tegelemiseks. Number 13. Ettearvamatul hundikoera hübriid. Hundikoera hübriid on kodukoera ja hundi järglane või koer, kellel on hiljutine hundi päritolu. Seda on keerulisem hooldada kui tavalist koera, sest pole selge, kui tugevalt võib metsik käitumine avalduda, kui ta kasvab. Mõned võivad olla arglikud ja tahavad alati põgeneda. Teistel võib olla tugev saagitung, territoriaalne käitumine või raskusi tavalise treeninguga. Ka iga hübriidi iseloom on erinev. Isegi õdede-vendade puhul võib nende käitumine olla väga erinev. On kohti, kus nende pidamine on rangelt piiratud või täielikult keelatud. Lisaks on probleemiks marutaudi reeglid, sest mõnede hundihübriidide puhul ei kehti samad reeglid nagu tavaliste koerte puhul. Seetõttu ei sobi see tavalisse majapidamisse ning seda ei tohiks pidada ainult sellepärast, et ta näeb ilus või ebatavaline välja. Number 12. Võimas bullmastiffist valvekoer.
Pulmastiff aretati Inglismaal selleks, et aidata ulukivahtidel tabada inimesi, kes suurtel maavaldustel ebaseaduslikult jahti pidasid. Tollal oli vaja koera, kes oleks vaikne, julge ja piisavalt tugev, et suudaks inimese maha suruda ja kinni hoida, kuni valvur kohale jõuab. Seetõttu on pulmastiff suur ja lihaseline. Ta võib olla ka loomulikult kaitsev odu ja pere suhtes. Kuid enamasti on ta rahulik ja kiinduv, kui on koos tuttavate inimestega. Väljakutseks on tema suurus. Isegi kui ta ei ole agressiivne, võib ta liiga elevil olles lapse või vanema inimese ümber lükata. Ta peab harjuma külaliste, teiste koerte ja erinevate olukordadega juba noorena. Karm treening ei ole vajalik. Rahulik, kindel ja järjekindel käsitlemine on tõhusam. Number 11. Suuruluk jahikoer, Togo Argentino. Togo Argentino on suur ja atleetlik koer Argentiinast. See aretati grupiviisiliseks jahiks suurtele loomadele nagu metsiga ja puuma. Seetõttu on ta tugev, julge ja tugeva saagitungiga. Ei ole õige öelda, et ta tahab alati kakelda, kuid jahi tausta tõttu tuleb teda väikeste loomade läheduses korralikult kontrollida. Marajane sotsialiseerimine on oluline, et ta õpiks uute inimeste, kohtade ja loomadega rahulik olema. Ta vajab ka regulaarset liikumist ja omanikku, kes suudab hakkama saada suure ja tugeva töökoeraga. Kui teda õigesti kasvatada, võib ta olla lojaalne ja kiindub, kuid ta ei sobi omanikule, kellel puudub kogemus või kellel pole aega tõsiseks treeninguks. Number 10. Tugeva tahtega Presa Canario. Presa Canario on suur ja lihaseline tõug Kanaari saartelt. Seda kasutati varem veiste käsitsemiseks ja farmide valvamiseks. Seetõttu on ta loomulikult valvas, enesekindel ja ettevaatlik võõraste suhtes. Seda koera ei pea muutma agressiivseks, et ta oleks hea valvekoer. Tal on juba loomulik kaitseinstinkt olemas. Vaja on õpetada talle kuuletumist, rahulikuks jäämist ning külaliste ja teiste loomade kohaloleku aktsepteerimist. Kuna ta on raske ja tugev, ei tohiks omanik loota ainult füüsilisele jõule, et teda kontrollida. Juba varakult peaks olema korralik rihmakoolitus, sotsialiseerimine ja põhilised käsud selged. Samuti ei ole õige kasutada vägivalda ega niinimetatud karja domineerimist. See võib suurendada hirmu ja agressiivsust. Õige omaniku käes võib ta olla lojaalne ja kontrollitav. Aga kogenematule inimesele võivad tema suurus, jõud ja kaitseinstinkt olla keeruline ja ohtlik kombinatsioon. Number 9. Umbusklik, Fila Brasileiro. Fila Brasileiro on suur ja tugev valvekoer Brasiiliast. Seda kasutati varem suurte maade valvamiseks, kadunud loomade otsimiseks ja veiste käsitsemiseks. See tõug on tuntud oma äärmise lojaalsuse poolest perele. Kuid see on ka loomult ettevaatlik ega usalda kergesti võõraid inimesi. Brasiilias nimetatakse seda omadust ojerisaks ehk loomulikuks võõraste vältimiseks. Seetõttu ei ole see koer, keda külalised tohivad niisama lihtsalt läheneda või katsuda. Isegi koerte näitustel oodatakse kohtunikelt ettevaatlikkust selle koera juurde minnes. Fila vajab parajast sotsialiseerimist, turvalist aeda ja omanikku, kellel on ulatuslik kogemus suurte valvekoertega. Ainult karm olemine ei ole piisav. Omanik peab oskama õpetada rahulikkust ja olema järjekindel. Kui koera õigesti kasvatada, võib ta olla rahulik ja lojaalne perele. Kuid oma suuruse ja tugeva kaitseinstinkti tõttu ei sobi see enamikule tavalistest kodudest. 8. kohal on Jaapani võimas Tosa. Tosa on suur tõug Jaapanist, mida varem kasvatati koeravõitluseks. See tõug loodi kohalike Jaapani koerte ja mõnede suurte välismaiste tõugude ristamisel. Tosa ei ole tavaliselt lärmakas. See on tuntud oma rahulikkuse, kannatlikkuse, julguse ja kontrollitud käitumise poolest. Kuid see võib olla domineeriv ja mitte eriti sõbralik teiste koertega, eriti kui tal puudub sotsialiseerimine. Samuti võib iga Tosa kaal olla väga erinev. Jaapanis kasvatatud koerad on tavaliselt kergemad, samas kui mõnes teises riigis on mõned liinid suuremad. Tänu oma ajaloole ja jõule on mõned riigid keelanud või karmistanud Tosa pidamist. See ei ole hea valik esmakordsele koeraomanikule. See vajab varajast kuulekust koolitust, korralikku sotsialiseerimist ja vastutustundlikku omanikku, kes suudab teda kontrollida ilma vägivalda kasutamata. Iga Tosa ei ole automaatselt agressiivne, kuid kui teda ei kasvatata korralikult, võivad tema suuruse jõud kujutada tõsist ohtu. 7. kohal on kaitsev Lõuna-Aafrika puerpuel. Puerbul on suur farmikoer Lõuna-Aafrikast. Seda kasutati kodu, pere ja taluloomade kaitsmiseks. Seetõttu on ta loomulikult valvas, enesekindel ja kaitseb oma territooriumi.
Puurbul on ka tark ja suudab kiiresti otsuseid teha, kui märkab midagi ebatavalist. Kuid see ei tähenda, et teda tuleks õpetada ründama. Tõeline väljakutse on tema suurus ja jõud. Kui ta ei oska kuuletuda, on teda raske ohjeldada ainult rihma või füüsilise jõuga. Ta peab harjuma külaliste, laste, teiste koerte ja erinevate kohtadega juba kutsikana. Oluline on ka pidev kuulekuskoolitus, mitte ainult siis, kui ta on veel kutsikas. Perega võib ta olla rahulik, armastav ja lojaalne, kuid kuna ta on territoriaalne ja tugeva valveinstinktiga, ei soovitata teda alvejale omanikule. Number 6. Iseseisev Kesk-Aasia lambakoer. Kesk-Aasia lambakoer, keda kutsutakse ka alapaiks, on üks vanimaid kariloomade valdakoeri. Tuhandete aastate jooksul on Kesk-Aasia inimesed kasutanud teda oma loomade kaitsmiseks kiskjate ja varaste eest. See tõug on suur, vastupidav ja suudab töötada nii äärmuslikus külmas kui ka kuumuses. Ta ei ole selline koer, kes alati ootab käsku. Ta kasvatati mõtlema ja iseseisvat otsuseid tegema, kui tema territooriumile või valvatavatele loomadele oht läheneb. Seetõttu võib ta olla vaikne, kuid väga tähelepanelik. Ta on loomulikult võõraste suhtes kahtlustav ega võta uusi inimesi kergesti omaks. Ta vajab avarat ja turvalist ala, varajast sotsialiseerimist ning omanikku, kellel on kogemusi iseseisvate valvekoera tõugudega. See ei sobi väikese korteri ega pere jaoks, kes soovib lihtsalt kergesti hooldatavat lemmiklooma. Õiges keskkonnas võib alapai olla rahulik, tasakaalukas ja ustav, kuid ilma treeningu ja selgete piirideta võib tema jõudu ja territoriaalsust olla raske kontrollida. Number 5. Massiivne Kaukaasia lambakoer. Kaukaasia lambakoer on väga suur kariloomade kaitsekoer, kes pärineb Kaukaasia piirkonnast. Aastaid on teda kasutatud lammaste, kodude ja suurte maa-alade kaitsmiseks kiskjate ja varaste eest. Tal on paks karvkate, sest ta peab ellu jääma külmas ja karmis mägikliimas. Tänu oma suurusele ja paksule karvkattele näeb ta lähedalt vaadates välja nagu väike karu. Ta on loomult julge, enesekindel ja kaitsev. Kui ta näeb ohtu, suudab ta tegutseda ilma omaniku käsku ootamata. Kuid väide, et kõik Kaukaasia lambakoerad on automaatselt agressiivsed, ei ole õige. Ameerika Kennelklubi sõnul võib ta olla oma pere suhtes sõbralik, lojaalne ja armastav. Aga ta on tõsine valvekoer ja võib reageerida väga tugevalt, kui ta peab kedagi ohuks. Seetõttu on varajane sotsialiseerimine väga oluline. Juba kutsikala tuleb teda harjutada külaliste, teiste loomade, müra ja erinevate kohtadega. Tal on vaja ka avarat ja turvalist aeda. See ei sobi väikese korteri ega kodu jaoks, kus sageli käivad külalised ilma korraliku tutvustuseta. Samuti ei saa usaldada selle täpseid hammustusi ja numbreid, mis ringlevad. Selge on see, et tegemist on väga suure ja tugeva koeraga. Seetõttu võivad vigastused olla tõsised, kui seda ei kontrollita. Õige omaniku käes võib see olla rahulik ja usaldusväärne valvekoer. Kuid kuna ta on iseseisev, territoriaalne ja raske peatada, kui reageerib, ei sobi see algajale ega inimesele, kes otsib lihtsalt tavalist perelemmikut. Number 4. Võimas ja iseseisev Akita. Akita on suur ja tugev koer, kes pärineb Jaapanist. Varem kasutati seda Põhja-Jaapani mägedes jahikoerana. See on tuntud ka oma julguse, vaikuse ja äärmise lojaalsuse poolest perele. Kuid see ei tähenda, et kõik akitad oleksid automaatselt agressiivsed. Tegelikult on nad iseseisvad ja võivad olla võõraste ning teiste koerte suhtes agressiivsed. Kuna neil on tugev kehaehitus, tuleb meid juba varakult koolitada ja harjutada erinevate inimeste, loomade ja kohtadega. Sellise suure koera eest ei tohiks kogu vastutust panna noorele omanikule. Kui koolitus ja hooldus on õiged, võivad nad olla rahulikud ja ustavad kaaslased. Aga kui nad jäetakse hooletusse ja ei harju teiste inimestega, on neid raske kontrollida nende jõu tõttu. Number 3. Võimas Alaska malamuut. Alaska malamuut on loodud selleks, et vedada raskeid koormaid külmas Arktika piirkonnas. Tavaliselt kaalub see 75 kuni 85 naela. See on tuntud oma tugeva kehaehituse, jõu ja pika töövõime poolest. See ei ole tavaline koer, kes oleks rahul vaid lühikese jalutuskäiguga. See vajab regulaarset liikumist, piisavalt ruumi ning tegevusi, kus ta saab kasutada oma jõudu ja mõistust. Kui ta on pidevalt kinni ega saa midagi teha, võib ta muutuda rahutuks, kangekaelseks või raskesti ohjatavaks. Tal on ka loomulik instinkt väiksemaid loomi taga ajada. Seetõttu tuleb teda väiksemate lemmikloomadega koos olles hoolikalt jälgida. Õige omaniku käes võib malamuut olla kiindunud, lojaalne ja mänguline. Kuid oma suuruse ja jõu tõttu ei sobi ta inimesele, kellel pole aega treeninguks ja liikumiseks.
Number 2. Tõsine ja reserveeritud Chow. Chow näeb välja nagu suur kaisukaru tänu oma paksule karvale, mis meenutab lõvi. Aga see ei ole tavaline koer, kes kohe kõigi juurde jookseb ja mängima hakkab. Chow on vana tõug, mis pärineb Hiinast. See on tuntud oma väärikuse, iseseisvuse, tõsiduse ja mõningase võõraste suhtes ettevaatliku iseloomu poolest. Ei ole õige väita, et ta ründab alati ilma hoiatuseta. Õigem oleks öelda, et tema käitumist võib olla raske mõista, kui omanik ei tunne koera kehakeelt. Kui teda ei harjutata juba noorena puudutamisega ning uute inimeste ja teiste loomadega harjuma, võib ta muutuda väga kaitsvaks. Kuna ta on iseseisev, vajab ta kannatlikku ja järjepidevat treenimist. Teda ei tohi karjuda, lüüa ega sundida, sest see võib ainult tema usaldust veelgi vähendada. Kui Chow'd õigesti kasvatada, võib ta olla vaikne, puhas ja lojaalne perele. Number 1. Vastuolulised pitbulli tüüpi koerad. Esikohal ei ole ainult üks tõug. Sõna pitbull kasutatakse üldnimetusena mitme sarnase koera kohta. Nende hulka võivad kuuluda Ameerika Pitbull Terrier, Ameerika Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier ja mõned segaverelised. Seetõttu on raske täpseid statistilisi andmeid koostada. Kui toimub rünnak, siis mõnikord hinnatakse koera tõugu ainult välimuse järgi ja öeldakse, et see on pitbull, kuid see võib olla ekslik. Isegi inimesed, kes on harjunud tõuge vaatama, võivad eksida, kui pole olemas tõutunnistust või DNA-testi. Mõnel pitbulli tüüpi koerte esivanemal on ajaloos tume pool. Varem kasutati mõnda neist koertest pullide kiusamiseks, mis oli junn tegevus, kus koer pandi vastamisi härjaga. Kui see keelati, kasutati mõnda neist hiljem ebaseaduslikes koeravõitlustes. Selle tõttu valiti mõned liinid välja just nende jõu, sportliku kehaehituse ja sihikindluse tõttu. Aga see ei tähenda, et iga pitbulli tüüpi koer tahaks automaatselt inimest rünnata. Paljud neist on hellad, mängulised, lojaalsed ja sõbralikud, kui neid õigesti kasvatada. Suurim oht tekib siis, kui nende jõud satub vale omaniku kätte. Treeningu puudumine, isoleeritus, väärkohtlemine või kasutamine ebaseaduslikuks võitluseks. On ka koeri, keda kasvatatakse tahtlikult hirmutamiseks, kes on pidevalt õues ketis või keda ei harjutata teiste inimeste ja loomadega. Sellistes tingimustes suureleb agressiivsuse oht. On tõsi, et pitbulli tüüpi koerad esinevad sageli tõsiste rünnakute raportites, eriti Ameerika Ühendriikides. Kuid andmete tõlgendamisel tuleb olla ettevaatlik. Tõugu ei kinnitata alati kindlalt. Samuti ei teata alati, kui palju pitbulli tüüpi koeri mingis piirkonnas on. Seetõttu on raske teada iga koera tegelikku riski. Samuti ei vasta tõele uskumus, et pitbullil on mingisugune eriline lõuavõime. Nende lõuad on põhimõtteliselt samasugused nagu teistel koertel. See, et koer kohe lahti ei lase, võib olla tingitud jõust, erutusest, hirmust, treeningust või konkreetse koera iseloomust. On kohti, kus pitbull tüüpi koerad on keelatud või nende suhtes kehtivad ranged piirangud, kuid siiani vaiendakse selle üle, kas tõupõhised keelud on tõhusad. Paljud veterinaareksperdid usuvad, et olulisem on vaadata iga koera käitumist ja omaniku vastutust kui lihtsalt tõu nime. Tõhusamate kaitsemeetmete hulka kuuluvad turvaline aed, rihmareeglid, laste järelevalve, õige sotsialiseerimine ja kiire tegutsemine ohtliku käitumise korral. Miks siis on pitbull tüüpi koerad esikohal? Mitte sellepärast, et igaüks neist oleks halb. Nad on esikohal, sest nad on kõige vastuolulisem rühm koerarünnakute teemal. Meil on tugev kehaehitus, nad satuvad sageli vastutustundetute omanike juurde ja neil mainitakse paljudes tõsiste juhtumite raportites. Kuid koera ei tohiks hinnata ainult peakuju või tõu nime järgi. Hästi kasvatatud pitbulli tüüpi koer võib olla armastav ja hästi juhitav lemmikloom. Hooletusse jäetud, väärkoheldud või tahtlikult agressiivseks muudetud koer, olenemata tõust, võib olla ohtlik. Ainus erinevus on see, et kui koer on suur ja lihaseline, võib kahju olla palju tõsisem. See on selle nimekirja kõige olulisem õppetund. Need tõud ei ole sündinud koletistena. Enamik neist on töökoerad, kes on loodud valvama, jahtima, vedama raskeid koormaid ning kaitsma inimesi või loomi. Aga neil on nende tööde jaoks vajalik suurus, jõud, energia ja instinktid. Kui nad satuvad vale omaniku juurde, ei saa koolitust või on vähe sotsialiseeritud, võib see kombinatsioon olla ohtlik. Seetõttu, enne kui vedad endale võimsa koera, ei piisa ainult välimuse imetlemisest. Tuleb teada selle tõelist iseloomu, vajadusi, jõudu, kulusid ja koolituse taset. Sest lõpuks ei mõjuta koera käitumist ainult tema tõug. Suur roll on ka inimesel, kes teda kasvatab ja tema eest vastutab.